tere õhtust Tartust, Maaülikooli spordihoonest. Mõne minuti pärast just siin Tartus algab Eesti saali hooaeg 25-26 ja hooaja esimeses mängus ehk siis superkarika mängus kohtuvad omavahel Tallinna Bunker Partner ja Tartu Ravens Futsal. Tipuründaja kohal, pivoti kohal ja üritavad pressida kõrgilt, Tšalo eksib ja Deniss Nukovilt löök, Rene Kolsaar. Bunkeril nurgalöök, tõstab Deniss Nukovile ja Deniss Nukov avab skoori. Bunker läheb ette 1-0 ja Deniss Nukovilt värav, standardolukord, nurgalöök, hästi kasutatud nurgalöök ja natukene. Jah, eks näeb, kuidas täna läheb. Bunkeril 1-0 nad on ees. Raul Rebane ja kui milline moment Uuspalul ja Rebasel ka tegelikult. Raul Rebane oleks võinud juba esimese löögiga palli väravasse suunata. Nüüd vastu rünnakul Mark Ivanov Nukovile ja Deniss Nukov. Deniss Nukov saadab teise palli Tartu väravasse. Vaadake, jalgpalli reegel, kui sina ei löö, siis lüüakse sulle. Ja Bunker demonstreeris Bunker partneri kasuks, kes on jõudnud alles praegu ekraanide juurde, siis natukene hiljem nurgalöök ja siit nurgast Bunker esimesel poolel lõi oma esimese värava ja Tartu Ravens samast nurgalöögist, samast kohast lööb ühe värava tagasi. Värava autoriks on Ken-Krister Uuspalu, kes õigel ajal õiges kohas. Ja veel moment ja Kartsep, Jonas Kartsep lõi viigi värava ja Tartu Ravens juubeldab ja soovitan saali jalgpallisõpradele vaadata saab UEFA TV-lt ja Tartul on võimalus! Tartul on värava võimalus ja Mats Plado saadab kolmanda palli Bunkeri väravasse ja mängib välja tulla ja juba ees 3-2. Nii, 3-2 ja eksib Ervin Stjuuf ja Raul Rebane lööb neljanda värava. No kuidagi lagunes teistel poolel ja Desjatski tegi vea. Mängisid kiiresti lahti Bunker, Desjatski läks vahetusse või lülitas ennast mängust ja vaadake, mis toimub. 4-3 ja vot, mis ma rääkisin, Eduard Desjatski hakkas korraks lülitas ennast välja ja Bunker mängis lahti kiiresti, jällegi standardolukord. Kartsep ja Saviking jällegi koondise nelik ja Savikingi vastu on raske mängida igal mängijal. Lear Saviking lööb viienda värava. 2:41 teise poole lõpuni ja Saviking teeb seisuks 5-3 ja juubeldavad ka tribüünid loomulikult. Aga pall kohale seal Edvin Stjuufini ei jõudnud, kuid Tartu löök ka ei olnud kõige parem ja Ervin Stjuuf lööb ja Edvin Stjuuf ikkagi lööb neljanda värava. 1:50 mängida. Millise mängu vaatame teiega täna. Hooaja esimene mäng. Ja hea pressing Ravensi poolt. Ja Raul Rebane lööb kuuenda värava. Kuues värav. Jällegi see on fookusega. Muidugi emotsioonid peavad olema, ilma emotsioonideta mänge ei mängita. Ükskõik, kas on see lauamäng või väljakul mäng ja Lear Saviking lööb seitsmenda värava. Superkarika võitja 2025 on Tartu Ravens ja palju õnne võistkonnale ja jääge